iga kohv on suur otsus minu elus. Tere! Tere! Te kuulate Ivo ja Jimmy saates. Popkulturistid. Millest me täna räägime? Alustame kuskilt otsast. Kas sa tunned, et see, kus sa praegusel hetkel oled oma professionaalses elus, oli etteaimatav, kui sa mõtled selle peale, mida sa oma tulevikust mõtlesid koolijütsina? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et koolijütsina ei tea üldse mitte midagi. Sellepärast sa oledki koolis. Sest et sellepärast, et sa ei tea, et võiks ka paremini oma aega veeta kuskil kuidagi asjalikumalt. No kool on ju väga hea viis oma aega veeta, ei ole või? Kust otsast? No ma ei tea, mis sa ikkagi oma ajaga siis teeksid? Oled siuke väike koolijüts ja ei ole koolis? Ma ei sa oled tea. lihtsalt jüts. Mul oli paar klassivenda, kes ei käinud koolis ja ma ütleks, et nad pigem olid lahedad inimesed. Aga nüüd? Nad on ikka lahedad. Nüüd nad on endiselt lahedad, üks neist on väga eraklik ja teine on hästi särtsakas ja edukas, nii palju kui ma temast hiljem kuulsin. Mul on tunne, et sa juba kohe rihid sinna, kuhu me mõtlesimegi rihtida, mis on täiesti loomulik, et räägime täna haridusest ja tööst ja kuidas need kaks asja seotud on. Ma kohe alguses hakkasin kõlama, nagu ma hullult toetan koole ja kooliharidust sellisel kujul, nagu ta on, aga ma arvan, et me jõuame seda teemat kuidagi nii avada, et ma ei kõla enam nii. No, see on sellepärast hea teema, et ma küll tunnen, et ma mõnes mõttes pole endiselt veel koolist üle saanud, et ma sain mingisuguse nii tugeva sellise koolielu mõjutas mind nii tugevalt, et ma siiamaani seedin seda kõike mõnes mõttes, et on inimesi ilmselt, kes jätavad selle kohe paugu pealt selja taha, kui see läbi saab, aga mul on endiselt juured sügaval, ütleme, lasteaias ja koolipõlves. Et isegi tänasel päeval, kui ma mingeid otsuseid teen või üritan analüüsida mingisugust olukorda, siis need mõõdupuud või need leppemärgid, ütleme, millega ma üritan kaardistada mingit situatsiooni või inimsuhteid, need pärinevad veel sellest vanast ajast, kus ma nühkisin oma persega koolipinki või jooksin mööda lasteaia linoleum põrandaid ringi. Aga kas see seos kooliga tänapäeval ikkagi, mis sul on alles jäänud kuidagi sisse, kas see on pigem negatiivne või positiivne? Korraga negatiivne ja positiivne selles mõttes, et mul on hea meel, et see positiivne aspekt ka on, sellepärast, et väga paljude inimeste puhul, kui nendel on see kool kuidagi südame peale jäänud väga pikaks ajaks, on see pigem sellepärast, et kool oli negatiivne, seda üritatakse väga kiiresti ja efektiivselt nagu maha jätta ja millegipärast on see väga keeruline või vähemalt neid mõtteid. Ma ei tea, ma kuidagi olin juba kooli ajal hästi sellise, ma nägin seda ette, et ma hakkan tulevikus väga palju tagasi vaatama sellele ajale, sest et ei saa ju nii olla, et inimesed kasvavad koos üles ühtedes samades koridorides ja klassiruumides ja et see nagu ei mõjuta üldse su maailmavaadet või arusaama inimsuhetest. Et ma teadsin, et see kindlasti mingil määral jääb mind saatma ja siis ma mäletan, kuidas ma vist ühes keemiatunnis, võib-olla 11. klassis tegin endale sellise mental note'i, et palun jäta nüüd meelde, et siin oli ikka kohati hästi sitt olla nagu, et ära hakka seda tulevikus romantiseerima, sest märkasin hästi palju seda, kuidas vilistlased, kes tulid pärast hiljem kooli rääkima oma koolipõlvest, sageli heietasid teemal, et kui saaks jälle olla vallatu ja noor, et joosta mööda neid koridore siin ringi ja et tagantjärele vaadates see aeg üldse ei olnud nii hull ja et kuidagi, et nüüd tagantjärele vaadates tundub see kõik pigem armas, et ma kuidagi palusin iseennast, et ma jätaksin meelde, et seal nagu midagi roosilist ei olnud, mul oli hästi tore klass ja üleüldse nagu need õpilased, kes seal koolis, ma käisin Tallinna Inglise kolledžis, et kes seal õppisid, nad olid valdavalt sellised lahedad isiksused
ja meile räägiti mingeid hirmulugusid, et noh, et kiruge seda kooli siin, et kui te üks hetk satute kuskile, ma ei tea seal, mis kooli seal näitena toodi, aga a la mingisse halba rajooni kooli, et siis seal, et Keila ma ei tea, kooli. sõidad liftiga ja siis tuleb mingi võõras mees ja varastab traadiga neeru sul nagu seest, et No, Keila koolis ei olnud lifte. no et põhimõtteliselt ma ei tea, et jah, et kui sa küsid, kas see oli negatiivne või positiivne, siis nagu lõppkokkuvõttes ju siis läks hästi, sest et ma ikkagi tunnen, et ma teen põnevaid asju endiselt ja olen nagu kuidagi varustatud piisava niisuguse ettevalmistusega, et jõuda sellesse ellu, kus ma praegu olen, aga ma mingil juhul ei tahaks sinna tagasi minna, ma ei tea. Aga kusjuures need inimesed, kes tagasi tulevad, eks ole, need, kes lähevad neid jutte rääkima koolides, et tegelikult see ei ole üldse nii hull, aga need on need inimesed, kes lähevad sinna kooli tagasi, kellel see kogemus tegelikult võib-olla ei olnudki nii hull, vähemalt noh, mitte nii hull, et neid sellest täielikult eemale lükata. Kas sa oled käinud pärast Inglise kolledžis rääkimas või? Ja ma olen käinud nüüdseks võib-olla mingi 4-5 korda juba rääkimas ja rääkisid õpilastega. Siis, et ja ma olen iga kord nagu mänginud julgelt oma seda vinguviiulit, aga siis lõppkokkuvõttes see on hakanud mind ennast ära tüütama, sest et vaata, see on ka järjekordne selline narratiiv, millesse võib kinni jääda mingisugune sihuke ohvrimentaliteet, et noh, et kui nagu järjest käiata sedasama linti, kus ma räägin, kui raske mul oli ja kuidas oli väga palju negatiivset selles valitsevas mentaliteedis, selles edukultuses, siis lõppkokkuvõttes ma hakkan nagu kuidagi, ma ei viitsi enam iseennast kuulata, sest et ma tahaks iseendale öelda, et saa üle. Saad aru, et ma ei taha olla see halasaadik, kes käib aastast aastasse seal koolis ja sind ei kutsutaks ka ilmselt, kui sa iga kord käiksid ja halaksid seal niimoodi õpilastele, et kool on nõme ja keemiatunnis ma tegin omale mental note'i, et jäta meelde, et see on ikka väga sitt koht. et võib-olla siis oleks sinu kutsed nagu kaoksid ära. Võib-olla jah, ma ei tea, tähendab kokkuvõttes nüüd olles noor isa, me ka siin elukaaslasega mõtleme, et huvitav, millisele haridusteele me oma last suuname, et ühel hetkel me peame ise hakkama ju neid otsuseid vastu võtma. Loomulikult üks hetk tuleb jah see vanus kätte ja nagu oodatakse, et laps läheb kooli. Ja, et mis tüüpi kooli me ta paneme, kas me tahame, et ta kogeks mingeid asju, mida me teame, et ta seal saab kogema ja nii edasi. Aga mul ei ole veel mingisuguseid vastuseid valmis, aga igal juhul ma ei tea, kas sa tunned, et sa oled olnud nagu, et see sinu haridustee on olnud sulle kuidagi, et ta on toonud sinus esile need tugevused, mida sa täna oma professionaalses elus rakendad. Ma oleksin jube meelega jätkanud intervjuud sinuga, sellepärast et kui ma selle teemal rääkima hakkan, siis see võib kuidagi väga käest ära minna ja ma hakkan rääkima mingeid utoopiatest ja asjadest, mis tegelikult võib-olla ei ole väga mõistlik. Ja ma arvan, et see on just väga hea, kui sa läheksid täitsa käest ära. Ma kusjuures tean praegu, või noh, vähemalt ma tean mitut inimest, kes kas õpetavad praegu või on õpetanud Inglise kolledžis, seal tundub muidu nagu täitsa tore õpetajate kollektiiv olevat. Seal on väga palju väga toredaid õpetajaid. Aga kui ma mõtlen nagu sellele, et mina olen koolis käinud keskmiselt ikkagi palju kauem kui noh, keskmine inimene, siis ma kui olen kaua, kindlasti mitu aastat see kokku teeb? 21,5. Okei, mul tuleb kokku siis 19. No napilt. Napilt jään maha. Et kuigi naljakal kombel ma tean küllaltki palju inimesi, kes on ka käinud väga kaua aega koolis, aga see on siuke selektiivne. Mitte sellepärast, et neil on väga kõrge kraad, aga lihtsalt see on vist tänapäeval järjest rohkem tavaline, et inimesed katsetavad erinevaid asju, proovivad erinevaid haridusi ja püüavad nagu mitu asja kokku endaga söks tööle panna, aga mina pean küll tõdema, et enam-vähem kõik, mis ma koolist nagu kaasa võtsin, ma räägin siin puhul nagu seda kooli, mida enamasti kooli all mõeldakse, ehk siis algkool, põhikool, keskkool. Kõik, mis ma sealt nagu kaasa võtsin endaga ülikooli ja ka oma professionaalsesse elusse olen nagu kaasas kandnud, et see on nagu olnud väärtuslik, ma olen väga palju sealt saanud ja tagasi mõeldes, mul on isegi kahju, et ma ei võtnud nagu rohkem kaasa, et ma mäletan väga palju asju, mida meile keskkoolis näiteks räägiti, aga ma ei olnud sellest huvitatud siis ja nüüd ma nagu
nagu olen sellest huvitatud ja ma tunnen, et mul on lausa kahju, et ma siis rohkem tähele ei pannud, aga see on selline natuke absurdne mõte, sellepärast et sa ei saa õppida midagi, mille vastu sul huvi pole ja need huvid tulevad ja lähevad elus ja siis ongi just õige aeg seda nagu uurida ja õppida, kui sul see huvi on. See ongi see pool, mis koolis kõige negatiivsem on, et tegelikult ju me paneme inimesed vanusega gruppidesse, mis on absoluutselt vist ilmselt kõige halvem viis inimesi gruppidesse panna. No samamoodi võiks siis soo järgi panna, mis on ka ilmselt täiesti kohutav viis inimesi grupeerida, et naised õpivad seda ja mehed seda, aga me paneme vanusega, eks ole, et 7-aastased õpivad seda ja 8-aastased seda ja siis kui ta 12 on, siis ta peaks juba seda teadma ja nii edasi, et see on nagu, see on katastroofiliselt halb viis õpilasi grupeerida ja kuna me seda teeme, siis see haridussüsteem on selline, nagu ta on küllaltki absurdne arvata, et kõik inimesed 12-aastaselt on huvitatud või valmis või jõudnud nii kaugele, et mingit infot kätte saada ainuüksi sellepärast, et nad on nüüd 12-aastased. Kusjuures ääremärkusena on väga naljakas, me oleme kodus tõdenud, et mu laps läks lasteaeda sel sügisel, ta on 2-aastane tüdruk ja ta käib samas rühmas omaealiste poistega, kes veel ei oska rääkida, lalisevad ja meie tütar moodustab täislauseid ja laulab mingeid laule ja õigete sõnadega. Vestlust pidada juba, no just ja see on nagu nii naljakas vahe, mis muidugi see vahe kaob ära juba mõne kuuga, aga siiski ma olen sinuga nõus, et vanus tegelikult ei ole mingisugune ühine pinnas tegelikult inimeste võimete ja oskuste osas, aga jätka. No mingid mõtlemislaadid või mõtlemistüübid, ma räägin siin nüüd jällegi asjadest, millest ma väga hästi ei tea ja ma ei oska nendest õigetest terminites rääkida, nii et kui keegi on siuke kasvatusspetsialist või õpetaja ise, et siis ta teab mind kindlasti korrigeerida, aga inimesed näiteks mingi vanuseni on neil väga keeruline abstraktsetest asjadest aru saada ja see, millal sa nendest asjadest hakkad paremini aru saama, on väga erinev eri inimeste vahel või mis vanuses see juhtub. Mistõttu ongi, ega see koolisüsteem on ka üritatud üles ehitada sükste keskmiste peale, et mingisugused mõisted, mingisugused kontseptsioonid tulevad hiljem, hakkame keemias mingeid asju hiljem õpetama, sellepärast et varem lihtsalt ei ole mõtet, seda ei suuda sellisel viisil üle kanda. Ja ütleme, sealt see nagu asi tulebki, et minul oli mitu kogemust koolis, kus ma mingi hetk avastasin, et asja, mida ma varem üldse ei osanud, ma nüüd oskasin. Näiteks vist, ma ei mäleta, kas see oli kuidagi niimoodi, et kuni 9. klassini ma väga ei osanud matemaatikat ja siis 9. klassis ma käisin olümpiaadidel, sest ma olin klassi üks tugevamaid matemaatikuid. Need asjad tulevad kuidagi nii suvaliselt ja keemiaga oli samamoodi, et ma ei olnud suutnud saada keemiaga nagu kuidagi järje peale. See on väga tihti on koolis siuksed probleemid inimestel, et kui sa seal päris alguses ei saa üldse aru, siis sa lihtsalt jäädki maha. Sa ei saa enam mitte kunagi selle liikumisega nagu järjele. Sa lihtsalt jääd kõigist maha ja sa jäädki seal oma, ma ei tea, 3 või 2 või mille iganes peale nagu jooksma. Ja nii oli terve mu koolitee. No vaata, see ongi, et mingi hetk see klass liikus sinust nagu edasi. Kuradi lahkunud rongi tagatulede jälgimine oli minu kuradi lühikokkuvõtte kooliajast. No vot, aga keemiaga oli mul täpselt nii, et ma olin nagu terve aja kuni enam-vähem 11. klassini õpetati keemiat, aga ma ei ole nüüd täpselt kindel, kas oli 10. või 11. klass, kui mindi üle anorgaaniliselt keemialt orgaanilisele keemiale. Ja põhimõtteliselt, seal ei ole nagu sellist vahet, nagu koolis tehti, aga koolis nagu meeldib asjad ikkagi rohkem niimoodi kastidesse panna. Okei, lõpetame ära anorgaanilise keemiaga, lähme üle orgaanilisele. Ja see oli natuke nagu puhtalt lehelt alustamine minu jaoks. Ja sellel hetkel ma juba sain nendest mõistetest ja nendest asjadest nagu aru. Ma hakkasin selle klassi tempoga kaasas käima, nii nagu õpetati. Ja ma mõistsin ja mu keemiahinded läksid väga heaks. 11. klassi lõpus oli meil võimalik keemiaeksamit teha ja kuigi ma olin varasemalt, ütleme, selles suuremas osas keemias kogu aeg siuke 3-line olnud heal juhul. Käisin järeltöid tegemas hommikuti kella 6 ajal, et siis ma nagu otseselt ei mõelnud, et see keemiaeksam oleks jube hea, aga ma olin geograafias veel nõrgem ja siuke soovitus oli, et tehke üks 2 ära, tehke kas geograafia või keemiaeksam ära
siis teil on järgmine aasta vähem õppida, et siis ei pea tegema seda 5 eksamit, et siis on 1 juba tehtud. Ja üks tüdruk, kes mulle tol ajal õudselt meeldis, küsis, et kuule, tahad teha keemiaeksamit? Ma ütlesin, jaa, muidugi, et me saame koos õppida, eks ole. Mis on nagu ülimalt halb idee, kui sa nii-öelda mõtled, et hei, ma pean nüüd mingi otsuse tegema, mis võib mu tulevast elu mõjutada mingil määral. Kuigi kui palju eksamid sinu tuleviku elu määravad, on täielik jura, et nad ei määra väga see tulevast elu. No võivad, aga... Sest et tegelikult sa ei saa minna õppima ju igat eriala kõrgkooli, kui sa ei ole teinud teatud eksameid, nii et... Aga see on vaid üks võimalus sinna jõuda ja tegelikult sul on uusi võimalusi ja teisi variante veel, et see eksam ei ole see be all end all. Enam ei ole siis või? No sa saad eksamid uuesti teha. No jah, okei. Sa võid uuesti õppida, sa võid leida, et sinu jaoks on see ikkagi nii oluline teema, et sa tahad seda uuesti teha ja sellega edasi minna. Aga ühesõnaga, ma valisin keemiaeksami ja ma sain seal 91 punkti 100, mis mu keemiaõpetaja ütles selle peale, et kurat, see on ju päris hea tulemus. Ta oli üllatunud, sest loomulikult mina olin üllatunud, kõik olid üllatunud. Ma ei arvanud, et ma saan nagu selle materjali järgi õppida, aga kuna ma alustasin selle materjali õppimist jälle nullist, ma võtsin selle keemia algkursusest alates kuni selle 11. klassi lõpuni nagu kõik materjali uuesti nullist läbi, siis ma sain seda materjali läbi töötada enda jaoks õigel ajal, mil ma olin valmis seda nagu reaalselt vastu võtma, ma olin valmis sellest aru saama. Ja ma saingi selle selgeks ja ma olen küllaltki tugeval arusaamal, et kui sa suudad nagu inimesele neid asju õigel ajal õpetada ja õigel viisil, sellisel viisil, et tema suudab seda oma nagu tempos ja omale mõistvate terminite selgeks teha, sa võid kõike õpetada ja kõike huvitavaks teha, sest lõpptulemusena kõik ongi huvitav, seda ma olen ju siin varem ka öelnud. Ma ei tea, kuidas sinu kogemus sellega on olnud, et kas sa ütlesid, et sa ka nagu tundsid terve selle aja, et sa jooksid järgi, kas sa nüüd oled nagu tagasi vaadates mõelnud, et vaat nüüd need asjad mind huvitavad, nüüd ma nagu saan neist aru ja mul on kahju, et ma koolis ei saanud või? Ma olen nõus sinuga selles osas, et kõike on võimalik avada huvitava nurga alt ja niimoodi, et see kõnetaks, aga sellest järeldubki, et väga-väga palju sõltub õpetajast. Ja teine faktor on siin see, et väga-väga palju sõltub õpilase valmisolekust seda kõike vastu võtma. Sinu näitel väga hea näide on ju, et sa läksid nende keemiamaterjalide juurde siis, kui sa olid selleks ise valmis ja siis oli sellest kõigest ka mingit tolku, sest et muidu suurem osa ajast minu arust toimub koolis selline õpilaste peksmine õpikutega põhimõtteliselt. Ja õpilased omakorda on sellega ära teeninud selles mõttes, et nad käituvad nagu täielikud mölakad väga tihti ja ongi raske põhimõtteliselt nagu neid suhteid seal normaalsetena hoida, sest et kui ma mõtlen keemiatundide peale, siis me ikka kiusasime oma õpetajat, kes oli siuke noor, üsna värskelt ülikoolist tulnud naine ja tagantjärele mõeldes see oli päris nagu õudne, mida me talle tegime iga päev, et see emotsionaalne siuke emotsionaalne jauramine, inimeste alandamine ja nende tunnete ja väärikusega mängimine oli selline igapäevane meelelahutus põhimõtteliselt ja kokkuvõttes on ju arusaadav, et keegi vingub, et tal oli nagu koolis nii raske, et ta ei jõudnud teistele järele ja nii, aga siis teisest küljest vaata, milline sa ise olid mõnes mõttes. Et ma ei ütleks, et ma oleks olnud mingi megabulli kooli ajal, aga samas ikkagi ma läksin kaasa mingisuguste lollustega ka ikkagi, kus nagu, ma ei tea, siis nagu... Mis vanus see oli? See oli nagu põhikooli vanus või ka keskkooli? No eks seda jäi aina nagu vähemaks, mida vanemaks me saime, aga ikkagi, ma ei tea, vaatamata vanusele on ikkagi nagu igasugune siuke nõmetsemine tagantjärele lihtsalt nõme. Kusjuures ma mäletan, et mu kõige esimene siuke teadlik bulli žest või bulli tegu oli siis, kui ma käisin judotrennis ja me käisime judolaagris Käärikul ja ma olin siis 12-aastane. Käärikul on selline spordikompleks,
kes ei ole käinud, siis seal talviti käivad sellised suusatajad ja soojemal ajal käivad seal sellised, ma ei tea, kergejõustiklased ja miks mitte siis judokad ja igast erinevad tantsijad ja meie olimegi seal ühel ajal koos selliste noorte tantsijatega. Ja siis ma mäletan, kuidas siukse nagu tuusa judopoisina, me seal nagu veetsime oma päevi üksteisele tätoveeringuid tehes pastakaga, et seal elasime nagu erinevates tubades seal kambakesi koos ja siis erinevad poiste grupid tegid oma mingid tattoo-salongid sinna oma tubadesse ja see oligi nagu, et need olid siuksed südamed või? No igast oligi nagu, et vihikupaberile joonistati need näidised, et mida siit saab, on ju. Ja siis oli ka hinnakiri, et ma ei tea, kolp 20 senti, süda 50 senti näiteks, on ju. Päris hea. Ja siis algas muidugi ka hinnasõda ja nii, on ju, hinnad seal läksid alla. Aga tegelisime selliste nagu macho tuusade asjadega, sõitsime ruladega künkast alla ja siuke judo värk ikka. Ja siis samal ajal olid seal laagris ka tantsijad, kes olid seal oma treeningkaaslastega ja siis seal oli siuke väike poekene, kust me käisime päeva ajal siis krõpse ostmas ja ma ei tea, limonaadi. Pastakaid, et õhtul tatokaid. Ja siis ma mäletan ükskord mul polnud midagi teha ja siis ma passisin seal poe ees on ju, kõlgutasin jalgu seal mingi trepiserva peal ja siis tuli sealt poest üks umbes minu vanune ka siuke 11-12 aastane siuke tantsupoiss, kes ma ei tea, lihtsalt käis küpsiseid ostmas ja siis nagu kõndis poest välja ja kõndis sinna majakese poole, kus me kõik elasime ja siis millegipärast pidasin vajalikuks nagu hõigata talle järele, et hei, on ju. Umbes, et ta pööraks ümber ja vaataks mu poole. Ja siis, kui ta seda tegi, siis ma ütlesin talle, et sa nende kepikeste peal suudad püsti ka seista, nii et need ei murdu või mingi siuke lause oli, et viidates sellele, et ta jalad olid nii peenikesed, on ju, et umbes, et sul need kepikesed ära ei murdu, kui sa kõnnid mingi siuke mõttetu, siuke pulli moment ja siis ta lihtsalt nagu ei saanud aru, et miks ma seda ütlesin ja siis ta ei öelnud mitte midagi mulle vastu, siis kõndis edasi. Väga täiskasvanud asi, mida teha, mitte nagu vastu karjuda midagi obscene. Kuigi ta oleks vabalt saanud, vaadates minu peale oleks võinud öelda midagi sarnast, et ega ma tollal turskem ei olnud, ma olen siiamaani nagu peenikestest kepikestest tehtud üleni. Ma just ka nagu vaatan sinu poole ja mõtlen, et jah, et see kommentaar ilmselt ei olnud just kõige nagu parem valik. Et sealt edasi nagu ma ei mäleta, et ma oleks olnud mingi mega jõhkard või ka midagi, aga ma siiani mäletan väga täpselt nagu seda hetke, kus ma otsustasin kellelegi nagu liiga teha. Et põhimõtteliselt on ju, et mingi siuke nagu teadlik või teadmatu siuke emotsionaalne manipuleerimine ja kiusamine ka jätab minu arust nagu jälje ja see on mingisugune asi, mille peale mõelda veel hiljemgi, et huvitav mismoodi mingisugused koolikaaslased on hiljem nagu diilinud sellega, mida nad pidid läbi elama koolipõlves, et kõik see nagu need sotsiaalsed mängud, siuksed kärbeste jumalalikud läbikäimised on omaette raske teema minu arust, mis panebki mind kahtlema üldse kogu koolisüsteemis või selles, et kas see ikka nagu toimib päris õigesti. Jah, ma mäletan ise ka, ühesõnaga muidugi põhikoolis ma ise pigem ei olnud see kiusaja, vaid see, keda kiusati ja kuigi tagantjärele mõeldes ma tegin ka ikkagi asju, mida ma kindlasti kahetsen ja et siis vähemalt selles nii-öelda põhikooli vanuses juba, kuna ma ise olin nagu seal allpool, et siis ma pigem olin nii-öelda ise püüdsin siis vähemalt teiste vastu nagu parem olla, vähemalt nende vastu, kes mind ei kiusanud, et siis on vähemalt kellegagi koolis jõlkuda. Et minu puhul oli kindlasti see, et kui põhikool läbi sai ja klassid muutusid, mitte siin juures nagu need ühiskonnaklassid, vaid nagu päris kooliklassid, kuigi seal oli natuke seda ka, et siis juba 10. klassist meil oli selline, meil nagu paljudes koolides jaotati kohe siis ära selline, et on reaalklass, eks ole, ja see on humanitaarklass ja kõik, kes olid targemad,
see on nagu kohutav variant jälle, kuidas koolis asju tehakse. Kõik, kes olid targemad, topiti reaalklassi ja siis kõik teised pandi nagu tavaklassi või humanitaarklassi või kuidas iganes te kutsute, aga point oli jah selles, et nagu teeme juba mingi väljavalimise, et need reaalid on need targad ja kõik teised on humanitaarinimesed, las nad loevad raamatuid või mida iganes, peaasi, et saavad kuidagi koolist läbi. Ja siis muidugi see klass, mis kokku pandi, oli nagu selline natuke parem õhkkond juba nii õppimiseks kui ka inimsuhete jaoks, et ei olnud enam sellist pidevat ütleme, päris raske ja nõme on õppida, kui terve aja nagu seal koolis käib mingi pidev kaklus ja võitlus oma, ma ei tea, koha ja oma väärikuse ja oma isiksuse nimel, et ütleme selles mõttes põhikool on ikkagi küllaltki, ma ei tea reaalselt vist kedagi, kes oleks nõus ütlema, et jah, põhikool oli väga tore aeg minu elus, et see on vist kõigil nagu selline vägagi terav torge kuskil sees ja mõnel on see kindlasti palju hullem kui teistel, aga ütleme, et see ei anna nagu head seda õpikeskkonda. Ma ei tea, kuhu ma tahtsin selle jutuga jõuda. Ma võib-olla siia vahele ääremärkusena või siis täitsa lehekülje keskele mineva märkusena ütleks, et ma küll ei saa kurta oma põhikooli aja üle. Ma ütlengi, et ma kokkuvõttes sa kurtsid ma ei saa nagu, et see negatiivne ja positiivne on nii läbi kasvanud teineteisest, et mul on väga raske tegelikult rääkida selget juttu oma koolipõlve kohta, et kokkuvõttes see kõik ongi sihuke tohutu segapudru ja just kogu see, et ta on nii segane, teeb mind kuidagi ettevaatlikuks koolisüsteemi suhtes või ma päris täpselt ei saa nagu, ma olen selles mõttes kriitiline koolisüsteemi suhtes, et mulle tundub, et see lähenemine õpilasele on just nimelt liiga vähe arvestav iga inimese isikuomadustega ja vajadustega. Ja seda nii õpilaste suhtes kui ka õpetajate suhtes. Et mõlemad osapooled on pandud ebaõiglasesse ja sellisesse nagu ebavõrdsesse positsiooni, kus ühest küljest õpetajad on tohutult ülekoormatud ja nad peavad karjatama lihtsalt liiga suuri masse. Ja see juba eos välistab võimaluse, et ta saaks läheneda inimestele individuaalselt. Ja teisest küljest õpilased jällegi tunnevad seda, et nad on osa mingisugusest massist ja neid karjatatakse nagu mingeid lambaid, aetakse ühest aedikust teise ja see loomulikult teeb mässumeelseks ja üks viis seda auru välja lasta ongi nõmetsedes ja kuidagi kasutades siis kas emotsionaalset, psühholoogilist või füüsilist vägivalda. Jah, selles suhtes see on ju see vana nali, et koolis tehakse, koolist ei taheta indiviide teha, vaid tahetakse üks ilusaid armsaid kastikesi teha, kes kõik on nagu ühtemoodi. Mul tuli meelde, kui ma selle jutuga tahtsin jõuda, point oli selles, et põhikool oli nagu kohutav ja siis ma mäletan, et kui ma keskkooli jõudsin ja elu hakkas nagu paremaks minema, et siis ma mäletan, et ma võtsin väga palju sõna koolis olevate probleemide põhjal, rääkisin õpetajatega, no aga näete, siin ju toimus kaklus, eks ole, seda inimest kiusati või miks ei tehta midagi, miks kooli juhtkond ei tee midagi, miks õpetajad ei astu vahele, miks ei, ma ei tea, paneme kaamerad üles ja filmime siis, kui me ei saa mitte kuidagi teistmoodi nende inimestega tegeleda. Aga tagantjärele vaadates on see jällegi sihuke ääretult lihtne ja tegelikult rumal lahenemine või lahendus sellele tegelikult suurele probleemile, et sa ei saa aga kõiki lihtsalt välja visata ja märkidega ära, et sina oled nüüd see, keda enam ei õpetata, sa oledki, ma ei tea, oma elu maksimumi saavutanud ja siit on ainult alla tee või mis iganes, et need sõnumid, mida see käitumine saadaks, oleks halvad. Aga ma olen sinuga nõus, et kogu see koolisüsteem tegelikult on selles suhtes nagu valest lähtepunktist üles ehitatud, et tegelikult suures osas on kool selline, nagu ta praegu on, sest meil on vaja lapsi panna kuhugi selleks, kui inimesed on tööl. Et vanematel on 40-tunnine töönädal või enam-vähem ja lastel on 40-tunnine koolinädal enam-vähem, sellepärast et nad ei oleks üksi kodus. Ja see nii kaua, kuni meil tegelikult on see selline olukord, kus vanemad on ära kodust suure osa nädalast, peavad need lapsed ka kuskil olema. Kas me saaks seda aega kuidagi paremini sisustada? Kindlasti. Lapsed ei pea õppima mingisuguse keskse kava järgi. See ilmselgelt ei anna väga häid tulemusi, kuigi jällegi siin on vaidluskoht olemas, täitsa meie riiklikud või ma ei tea, isegi globaalsed haridustestid ja asjad kõik näitavad ju tegelikult, et inimesed saavad targemaks, et inimestel jääb meelde asju, mida nad koolis õpivad, nad valivad sellele toetudes
alustades oma karjääriteed, mis iganes, et noh, seal on nagu omad suured plussid, aga kas see tegelikult on efektiivne, paljud teadusuuringud tegelikult ka näitavad, et tegelikult ei ole. Paljud inimesed lähevad koolist välja ja ei tea mitte midagi, mida nad seal õppisid pärast. Ma isegi võin täiesti kindlalt tunnistada, et ma ei mäleta ikkagi väga suurt osa sellest, mida ma koolis õppisin. Oma ülikooli aegadel olen ma pidanud asju mitu korda üle õppima, sest noh, mälu on nagu ta on, ega sa ei jäta pähe asju. Pigem peaks ju kool ikkagi mitte tuupima sulle mingeid asju, mida meelde jätta, vaid andma sulle raamistikke, tegema sulle sellist analüüsivõimet, loogilist mõtlemist, arusaamist, paneme paika mingisuguse taustsüsteemi, millest lähtuda, kui sa teed otsuseid, kui sa õpid asju tegema. Ma ei mäleta täpselt, kus kõnes ma seda kuulsin, see võis olla Sir Ken Robinson või mis ta nimi on, kes on, mul ei tule praegu meelde, aga on YouTube'i videod, kus keegi hästi tore inglane räägib koolisüsteemi probleemidest ja mida me peaks teisiti tegema ja see oli vist tema näide, et meil ei ole vaja seda, et meil on õpikus mingisugune ülesanne matemaatikas, et ma ei tea, akvaariumi suurus on nii palju, sinna voolab nii palju vett sisse sellise aja jooksul, arvuta välja, kui kiiresti see täis saab. See ei ole, see ei pane inimest mõtlema. Mis paneks inimest mõtlema on see, kui õpetaja tuleks klassi akvaariumiga, paneks sinna vooliku sisse ja hakkaks seda veega täitma. Ja see okei, klassist, nii, palun ütelge mulle, kui kiiresti see veega täitub. Ja see on kõik, me ei anna neile mitte mingit sisendit rohkem, nad peavad ise minema. Kas nad siis mõõdavad, kas nad võtavad omal mingi, ma ei tea, nutikellaga aega, arvutavad selle välja, et ma ei tea, suurus on õpikutes või mida iganes, sest neil ei ole mõõdulinti võtta. Mida iganes nad teevad, nad peavad õppima seda, kuidas seda probleemi lahendada, mitte mingit valemit kasutama, eks ole, sest valemeid tegelikult elus ei ole, mingil sellisel laiendatud määral. Ja see ongi tegelikult see, mis mind tagantjärgi on kõige rohkem häirinud, et ma oleks tahtnud, et see kool oleks kuidagi teistmoodi mulle lähenenud võib-olla ja teistele ka. Mulle tundub, et koolis on õpetajatel nii vähe aega ja neil on töömaht nii suur, just nimelt sellepärast, et õpilasi on liiga palju, et siis kokkuvõttes see, mis pahatihti juhtub, on see, et õpetajad lihtsalt suruvad neid teadmisi õpilastele peale ja oma viga, kui sa ei suuda seda kõike siis läbi närida õigeks ajaks, siis saad 2 või mitte arvestatud. Kui suudad läbi närida, saad 5, tubli ja juba ongi aeg edasi liikuda ja sellest ka see lahkuva rongi metafoor, et ma tundsin, et mul läheb väga palju aega mingisuguste asjade läbinärimisega ja samas ei olnud mingit võimalust sinna rongi peale tagasi hüpata kuidagi, ei olnud lihtsalt seda aega ja sellepärast ma kogu aeg tegelikult elasin hirmus, et mind visatakse koolist välja ja kui see juhtub, siis mind ei taheta enam kuskil, sest et see oli see valitsev mentaliteet, et kui sa siin põrud, siis sa põrud ka elus. Loodi selline otsene seos, et siit sa lahkud kas võitjana või kaotajana ja ei ole mingisuguseid... Lahkud tunnistusega või on su elu läbi põhimõtteliselt? Ja et ma ei tee nalja, ma päriselt kartsin, et minust saab täiesti ühiskonnale kasutu inimene, kellel ei saa olema võimalusi näiteks omada kodu. Ma arvasin, et ma pean ostma endale telgi ja siis elama kuskil telgis. Koduga see. Pessimistlikumates tulevikuvisioonides ma nägin umbes sellist tulevikku. Aga see akvaariumi klassiruumi toomise näide on selles mõttes väga hea, et millest mina tundsin puudust kooli ajal oligi see, et õpetajad selgitaksid mulle, mis seos sellel kõigel on reaalse eluga, minu eluga. Väga paljud õpilased tegid mingid ülesanded lihtsalt niimoodi ükskõikselt ära, mõni tegi korralikumalt, mõni tegi lohakalt ja mõni kirjutas maha ja nüüd ütlesid, et Ivo näitas näpuga minu peale praegu seda. Olgem ausad, tegelikult mina tegin ikka väga palju asju maha ja ütleme nüüd, seda on hea muidugi kirjanikul öelda, aga ma sain kirjanduses aukirja, vist kui ma keskkoolis lõpetasin, mille peale ma läksin oma kirjandusõpetaja, kes oli väga tore õpetaja, siiamaani on, ja ütlesin, et miks sa mulle aukirja andsid, et ma ju kirjutasin enam-vähem kõik oma raamatu need kokkuvõtted teistest kokkuvõtetest maha, et ma ei lugenud tegelikult neid raamatuid, sest sa olid muidu tubli ja kirjutasid luuletusi. Okay.
aga jaa, et need õpilased, kes tegid need ülesanded ära, nad seejuures ütlesid niimoodi käega lüües, et mul ei lähe seda mitte kunagi elus vaja ju niikuinii. Et ma praegu tegin selle arvestustöö ära ja ma homme unustan selle kõik juba ära, sest et mul on täiesti suva, ma ei näe seost oma reaalse eluga. Ja see ongi just see, millest ma tundsin puudust. Just täna üks inimene, kellel keskkool on värskelt selja taga, küsis mult, et kas kirjanikule on oluline tunda ajalugu. Ja ma ütlesin, et mulle tundubki, et koolis, no me rääkisime sellest kuidagi nagu koolihariduse kontekstistis. Ja ma vastasin, et mulle tundub, et nii-öelda ajaloofaktide pähe tuupimisest on olulisem õppida ajalookriitikat nii-öelda. Ja see kõlab võib-olla natuke nagu keeruliselt, aga tegelikult see on väga lihtne. Vaata, ajalugu on lugu, see on juba seal nimes sees. Ja minu arust nagu koolis meile presenteeriti ajalugu kui mingit valmis asja. Et see on see üks kehtiv narratiiv, juhtusid need ja need asjad, nendel põhjustel. Õpi pähe või muidu saad 2 jälle, on ju. Aga mulle oli kogu aeg vaja seda põhjendust, et miks ma pean selle pähe õppima, mis vahet seal on, mis kuradi aastal, mis kuupäeval see kindral pani allkirja sellele dokumendile. Et ma tundsin pidevalt puudust sellest laiemast kontekstist, ühesõnaga sellest loo analüüsist nii-öelda. Ja kui vahepeal meil oli üks õpetaja, kes andis edasi ajalugu just nimelt sellise loona, et ta jutustas seda meile nagu jutuvestja, siis see muutus mu jaoks huvitavaks, sest et ma ei mõelnud sellest küll niipidi, ma ei analüüsinud seda siis nii keerukalt, aga ilmselt mind paelus ja kõnetas see sellepärast, et see muutus päris asjaks järsku. Saad aru, see ei olnud enam kuiv Wikipedia faktide rida, mingisugune tabel, mida pähe õppida või muidu, vaid see järsku need esimese maailmasõja sündmused järsku nagu kangastusid mu silme ees niimoodi, et ma sain aru, et need olid mingid reaalsed otsused, mida tegid päris inimesed, kes olid segaduses ja mures ja tahtsid paremat homset. Ühesõnaga, ja et see kõik ei olnud nii determineeritud, nii ette paika pandud. Saad aru, et esimese maailmasõja ajal inimesed ei teadnud, et see on esimene maailmasõda. Nad lihtsalt nägid, et kaos on ümberringi, on ju. Et see on mingisugune valmis asi. Ja just nimelt sellest ma olengi tundnud puudust, et kuidas nagu näidata õpilastele, et kõik on suhteline ja et see, mismoodi me maailma näeme, ei ole paika pandud, et ei ole ühte õiget maailma nägemise viisi, vaid on erinevad lood, mis võistlevad omavahel ja mingid lood domineerivad ja saavad nagu peavooluks ja mingid lood on siis siuksed alternatiivid ja see ei ole ainult ajaloos nii, vaid see on igas valdkonnas niimoodi, et me saame koolipõlves ja üleüldse elus kätte mingid teatud teadmiste pagasid, mingid tööriistad, mille abil me hakkame siis seda maailma nagu lahti mõtestama või kuidagi seda maailma analüüsima ja selgitama iseendale ja teistele. Ja tänu sellele, et inimestel on erinevad ettevalmistused, erinevad tööriistad, ongi meil huvitav omavahel neid mõtteid vahetada, sest et me läheneme sellele samale seletamatule miskile erineva nurga alt ja tänu sellele saame üllatada üksteist ja kuidagi aidata edasi kohtadest, kus me võib-olla oma tööriistadega jääksime jänni või jääksime kuskile nagu pidama või toppama. Aga nüüd, kui sa oled nii-öelda täiskasvanu koolist väljas, sul on kontekst olemas, see on see kontekst, mida sa just praegu kirjeldasid. Kas sa nüüd mõistad, miks neid asju, mida koolis räägiti, on vaja või miks neid oli vaja rääkida siis? Ei, tegelikult mitte, sest et ma tunnengi, et need kõige olulisemad õppetunnid koolis olid võib-olla need, mis ma sain oma 3 imearmsalt ja südamlikult klassijuhatajalt, kes kõik omal moel põhimõtteliselt sisendasid meile sõnumit, et katsu mitte käituda nagu idioot. Katsu paremini homme. Katsu mitte käituda nagu idioot ja teine oluline õppetund tuli tegelikult ikkagi lõpuks Ameerika ja Inglise kirjanduse tundidest,
kus just nimelt ilmselt tuli lõpuks ometi mängu see loo analüüs või see kuidagi see asjade relatiivsus, et raamat, mingi romaan ei olnud ühtäkki enam lihtsalt mingisugune viktoriini materjal selles mõttes, et sa pead pähe õppima mitmendal leheküljel mingi tegelane suri ja mitmendal leheküljel keegi mingisuguse auto õhku lasi, vaid olulisem sellest oli see, et mida see lugu üleüldse meie kohta ütleb, mida see ütleb inimkonna kohta, mida see ütleb elu kohta. Et ühesõnaga see tegi järsku selle diskussiooni palju ruumilisemaks ja selles mõttes nagu see ruumilisus, et selle asja point nagu valgus üle selle raamatu servade niimoodi, et see hakkas puudutama ka minu elu ja hakkas otseselt kuidagi nagu aitama mul mõtestada elu, et ühesõnaga, et sealt lõpuks tuli see puuduv lüli. Ma tahaks nagu vahemärkusena öelda, sest see on asi, mida on võimalik väga kergesti siit vestlusest nagu kaasa võtta, millega ma ei ole nõus, on see, et õpetajad tegelikult ei ole süüdi selles asjas, õpilased ei ole süüdi, need on mõlemad sellised standardjaotused, on väga halb õpetajaid, on väga häid õpetajaid, väga halb õpilasi, väga häid õpilasi, enamus on kuskil keskel. See süsteem on see, mis tegelikult tingib selle, kuidas see kõik töötab. See ei ole mitte ainult koolisüsteem, vaid see on lihtsalt see, kuidas meie ühiskond on üles ehitatud, mis tingib selle, kuidas me koolis õpime. Seda on võimalik muuta, seda on võimalik parandada ja on väga palju inimesi, kes tegelikult aktiivselt selle nimel töötavad, et see oleks parem, on väga palju õpetajaid, kes otsivad uusi viisi, kes otsivad võimalusi selles süsteemis nagu töötada, nii et sellest oleks rohkem kasu, aga lõpptulemusena ma arvan, et üks hetk me peame nagu rohkem aru saama sellest, kuidas me tahame, et meie ühiskond toimiks ja ma loodan, et seda on juba nagu näiteks hakatud uurima siin ja seal, et kas see nii-öelda 9-5 töö on mõistlik lahendus, kui palju on võimalik inimesel ära teha kodus, kui palju kontoris, kas meil on vaja inimesi üldse nii väga kodust välja viia, selleks, et nad mingid tööd saaksid teha. No siin on hästi palju küsimusi, kuidas ühiskond vaikselt muutub, ehk siis sellega muutub nagu see haridussüsteem ka, et meil ei ole vaja otseselt lapsi lihtsalt kuhugi panna istuma midagi kuulama, et me saame kuidagi seda aega mõistlikumalt kulutada, individuaalsemalt kulutada, niimoodi, et õpilasi ei pea kõiki õpetama ühes tempos, vaid õpilased kuidagi ise suudavad õppida nii, nagu neil vaja on ja neid lihtsalt suunatakse ja juhendatakse nii, kui vaja. Aga see jutt, mis sa rääkisid sellest raamistikust, sellest, kuidas me peame nagu õppima, analüüsima asju või mõistma seda kuidagi suuremat pilti, on ääretult oluline olnud ka selles osas, kuidas ma olen enda jaoks üritanud, kui ma magistrikraadi lõpetasin, umbes niimoodi, umbes selles vanuses, ma olin väga, väga tugevalt nagu kaklesin kõige vastu, mis läks teadusliku maailmapildi vastu. Ma olin nagu lõpuks selleks ajaks, kui ma nagu ülikoolis olin hakanud asjadest nagu korralikult aru saama, ma olin loonud enda jaoks väga tugeva ja selge teadusel põhineva maailmapildi, mida ma mõistsin, mis oli ratsionaalne minu jaoks, mis oli kergesti arusaadav ja ma leidsin, et inimesed, kellel on teistsugune maailmapilt, justkui nagu ründavad seda. Ma olen sellelt positsioonilt nagu ajapikku järjest rohkem taganenud, sest ütleme, sellel kaklusel ei ole mingit mõtet, lõpuks inimene ikkagi oma maailmapildi kujundab ise. Aga ma arvan, et kõige suurem probleem, mis mul on selles kontekstis koolisüsteemiga, on see, et me õpetame kõigile teadust. Me õpetame kõigile, kes koolis käivad, väga paljusid asju. Kirjandust, kirjandusajalugu, teadust, kunsti. Me õpime kõike analüüsima selles kontekstis, vähemalt ideeliselt me õpime seda tegema. Aga inimesed ei võta seda endaga kaasa. Ja sellest pole mitte midagi halba, kui inimene kujundab enda maailmapildi selliseks, nagu ta ise soovib. Usub asjadesse, mida ta soovib, leiab lohutust, leiab teadmisi, leiab oskusi, kust iganes. Aga kui me nagu õpime terve aja koolis seda kriitilist meelt ja ratsionaliseerimist ja kõiki neid asju, ja siis lõpetame kooli ära ja vahel nagu ei võta sellest mitte midagi kaasa ja teeme vahel nagu kohutavaid otsuseid, lihtsalt lähtudes sellest, et me ei saa aru näiteks, kuidas bioloogia töötab. Nagu me ei oleks seda kunagi õppinud või me ei saa aru sellest, et kuidas põhjus ja tagajärg, eks ole, toimivad. Siis see lihtsalt teeb mind natuke kurvaks kohati.
ma ei tea, kas sa saad aru, mida ma sellega öelda tahan, sest ma ei ole päris täpselt ise kindel, kuidas ma seda tahtsin sõnastada, nii et ma kellelegi väga liiga ei teeks. Ma vist päris täpselt ei saanud aru, mida sa ütlesid, aga kas see võis olla midagi sellist, et see õpetusviis või see mall, mille järgi inimestele teadmisi jagatakse, lähtub teaduslikust lähenemisest asjadele, samas kui tegelikult elus on võimalik analüüsida kõike toimuvat ka mingite teiste tööriistade abil. Ei, mitte seda. Ütleme, see on kõik õige, aga mis on see, et inimesed kuidagi unustavad selle teadusliku ja analüütilise poole nagu, mida nad koolist saavad ära. Seda nagu ei olekski kunagi õpetatud ja seda ei olekski kunagi oldud. Et no siin on ja mis nagu, siis asemele jääb? Ma ei tea, ma ei saagi sellest aru, kuidas inimesed ratsionaliseerivad vahel. Noh, ütleme, tegelikult ma saan nagu neid teisi kontekste ka aru, et noh, siin on nagu, ma toon mõned näited ja tõesti, ma ei taha nagu kellelegi liiga teha nendega, aga ma toon ikkagi mõned näited, et minu jaoks nagu väga südamelähedane teema on laste vaktsineerimine. Inimesed õpivad koolis, kuidas bioloogia töötab, inimesed õpivad, kuidas nende keha töötab, kuidas haigused töötavad, inimesed õpivad vägagi täpselt bioloogiat. Ma olen üsnagi kindel, et nii täpselt ei ole vaja bioloogiat õppida, nagu seda koolides tehakse, aga no sellegi poolest, kui sa 12. klassi ära lõpetad, tead sa ikkagi väga detailselt juba, kuidas inimkeha või kuidas üldse loodus töötab. Ja see kõik kuidagi unustatakse ära sellel hetkel, kui keegi sinu tuttav räägib sulle, et see ravimifirmad on kõik jura ja tegelikult me jääme haigeks hoopis sellepärast, et me mõtleme valesti ja viiruseid ja baktereid ei ole üldse olemas ja antibiootikumid on täiesti kohutavad asjad ja vaktsiinid tegelikult on selleks, et kontrollida meie, ma ei tea, teadmisi ja mõtteid ja mõistust ja et see on kõik jura, et tegelikult on sul vaja lihtsalt ennast mõelda terveks ja see on ainuke asi, mida sul vaja on või siis juua mingit lahust, mis tuleb, kes teab kust ja teeb, kes teab mida, aga see on kellegi poolt soovitatud, kes on hästi tark inimene ja sa peaksid hoopis seda usaldama. Ja sellises kontekstis, noh jällegi, täiskasvanud inimene võib tegelikult uskuda, mida ta tahab ja arvata maailmast, mida ta tahab ja mul ei ole nagu õigust siin kellelegi ettekirjutusi teha või kedagi nagu maha teha. Aga kui me lähtume nagu laste tervisest, siis me peame lähtuma meile kõige paremast vajalikudest teadmistest, mis põhinevad tegelikult teaduslikul maailmapildil, mis põhinevad sellel, mida me oleme aastasadadega õppinud bioloogiast, meditsiinist, füsioloogiast ja noh, nagu mõistlik lahendus siin oleks ikkagi lastele anda neid ravimeid, mida neil tol hetkel vaja on. Ma ei ütle siin, et me ei teeks nagu, et teaduslik maailmapilt oleks täiuslik, ta kindlasti ei ole, muidu teadlased ei teeks enam tööd, aga teadlased teevad veel ikka tööd, nii et on veel mida uurida. Ja ma ütlen siinkohal ka, et näiteks ravimid kui nagu kontseptsioon on alati positiivne, kindlasti mitte. Ütleme, mürki ravimist eristab vaid doos. See ongi nagu, mürk ongi doosipõhine, kõik on ohutu ja kõik on ohtlik. Noh, olenevalt sellest, kui palju sa seda sisse võtad. Ja siin puhul nagu ongi see, et mind lihtsalt, see ongi see, kuhu ma tahan nagu jõuda, et mind häirib see, et me õpime kõike seda ja meil on nii lihtne seda, ma ei tea, kas see tuleneb lihtsalt sellest, mis kogemus meil kooliga on või kuidas meie see arusaam on siis sellesse teadusesse või nendes asjades, mida me koolist õpime, et me kuidagi peame seda kõike kuidagi minevikuks, me oleme edasi liikunud sellest, meil on nüüd nii palju uusi võimalusi, kuidas maailma kohta infot saada, Google või foorumid või ükskõik ise katsetada, proovida, kogeda. Need on kõik ääretult toredad asjad, aga me kuidagi unustame kogu selle asja ära, mida meile õpetati, me peame seda kuidagi väärtusetuks mingist hetkest. Et see ei ole enam relevantne ja nüüd oleks kõik justkui nagu uuesti õppimine, ümberõppimine, et see nagu teeb mind kurvaks selle koolisüsteemi juures. Ja see on täiesti arusaadav, miks see sind kurvaks teeb, sest et sa oled nii palju süvenenumalt lähenenud inimkeha iseärasustele, bioloogiale, keemiale ja kõigele sellele, et sa märkad lihtsalt palju, ühesõnaga see on täiesti ilmne, miks sa oled nii kergesti ärrituv idiootsuste suhtes selles vallas. Ma püüdsin mitte nagu väga ärrituda, ma püüdsin seda võimalikult rahulikult. Inimestel on õigus teha oma otsuseid. No lihtsalt arvestades sinu teadmiste pagasit, sa märkad lauslollust kiiremini kui võib-olla mõni teine, ja see ka võib-olla ärritab sind rohkem kui mõnda teist. Samas kui me ei saa unustada seda, et esiteks
elu on seletamatu ja teiseks tõde on vaataja silmades selles mõttes, et me võime nagu absoluutselt iga teema puhul tegelikult vaielda, kui sa lähed ühe inimese juurest teise juurde, arvamused kohati kattuvad inimestel, kohati lähevad täiesti vastuollu, lihtne, näiteks religioon on ju, et kelle jumal on päriselt olemas, kelle oma ei ole. Noh, Ricky Gervais nagu viskab sel teemal päris palju sellist teravmeelset nalja, eks ole, peaaegu igapäevaselt, et ta on üks tuntumaid religiooniskeptikuid, ütleme, või et noh, et üks tema hiljutine tweet, mida ma nägin, oli midagi sellist, et maailmas on 2700 erinevat jumalat. Mina olen otsustanud, et ma ei usu ühtegi neist, samas kui usklik inimene on otsustanud, et ta usub ühte neist ja ülejäänusse 2699 ei usu, nii et tegelikult erinevus minu ja uskliku inimese vahel ei olegi nii suur. Et me oleme mõlemad üsna skeptilised nagu suurema osa. Me oleme kõik ateistid enamik jumalate suhtes. Et noh, et kokkuvõttes nagu, et mis on tõde, kus on tõde. Ma saan aru, et sa niimoodi ääri-veeri vihjasid tegelikult ka siin osaliselt sellele mingile klooriravimi skandaalile, mis mõned kuud tagasi laineid lõi Eestis, et lapsevanemad jootsid oma haigetele lastele mingit kloorisegu sisse ja tegelikult see oli põhimõtteliselt nagu laastava mõjuga laste kloorisegud üldiselt ei tähenda midagi halba, soolalahus on ka klooriga segu. Aga see antud kontekstis oli jah tegu kemikaaliga, mida vähemalt teaduslik maailmapilt kindlasti ei soovita ravimi eesmärkidel, vähemalt sellistel puhkudel kasutada. Jaa, et siin ongi see probleem, et ei ole nagu seda ühte kehtivat tõde ja inimestel on vabadus mõelda asjadest nii, nagu nad tahavad ja uskuda seda maailmapilti, mis neile kõige rohkem sobib. Nii et kokkuvõttes ongi nii, et me elame tegelikult nagu erinevates reaalsustes. Et üks asi on see päris reaalsus, mida me kõik jagame, milleni me tegelikult nagu ei küündi ja teine asi on siis see aseaine, mida me selle parema puudumisel sinna selle asemele võtame, ehk siis oma tõekspidamiste arusaamiste selline kiht, reaalsus ja need reaalsused lähevad vastuollu omavahel inimeseti ja sellepärast meil ongi need suured konfliktid, mis käivad igapäevaelu juurde ja üleüldse elamise juurde. Ja võib-olla sellepärast ma olengi tundnud nagu kooli ajal ka nagu sellisest relatiivsusteooriast puudust ja ma ei räägi siin nagu Einsteini relatiivsusteooriast spetsiifiliselt, vaid üleüldse nagu kogu eksistentsi puudutavast relatiivsusteooriast. Kõike hõlmav relatiivsusteooria. Just. Aga Einsteini relatiivsusteooria on küllaltki kõike hõlmav. Tal on mingi väike osa sellest, mida ta ei kirjelda ja see on selline kvantmaailm. Jaa, aga sellest valdavalt räägitakse sellises teaduslikus kontekstis. Ma igatsen isegi seda suuremat konteksti, olen igatsenud. Ma kunagi oleks oluliselt rohkem vaielnud vastu sellele, et tõde pole olemas või et nagu tõde on vaataja silmades kontseptsioonile, aga ma arvan, et see on nagu küllaltki hea kirjeldus sellele, mis nagu elus tegelikult toimub. Teadus võib maailma kirjeldada kui palju tahes, meil on olemas üks realism, meil on olemas see maailm, milles me elame või jällegi tõlgendada võib igat moodi, aga kui me nagu lähtume sellest, mida me saame kogeda ja mõõta ja katsetada ja proovida, siis meil on olemas üks realism ja siinjuures see teaduslik pool on selle jaoks erinevaid mudeleid luua, katsetada, proovida, vaadata, leida mingisuguseid üldisemaid reegleid, mis kehtivad võimalikult paljudes olukordades, katsetada, kuidas nad kehtivad, mis tingimustes nad enam ei kehti ja seejuures siis nagu targemaks saada. Et see on ka nagu üks põhjus, miks mind kui teadlast häirib vahel selline pseudoteaduslik mõtlemine, et kui me püüame leida lahendusi asjadele, millel on võib-olla juba nagu ütleme väga hästi töötavad lahendused olemas, et arvutid kasutavad väga tihti või ütleme oma tööks teadmisi, mida me oleme kvantmehaanikast õppinud, satelliidid, GPS-id kasutavad sedasama Einsteini relatiivsusteooriat, et töötada. Me teame, et need asjad töötavad ja meil ei ole nagu sealjuures vaja neid alternatiivseid lahendusi, sest nad töötavad juba selles kontekstis.
aga siis on nii palju siin elus, mis tegelikult noh, ütleme nii 100% ei tööta, et mida me ei ole suutnud teadusega väga hästi kirjeldada või mida ongi teadusega väga keeruline kirjeldada või ei ole siukseid ilusaid üldiseid mudeleid, kuidas nagu kõik inimeste vaheline, ma ei tea, suhtlus toimib. Nii et siin on väga palju ruumi erinevateks alternatiivseteks tõlgendusteks ja katsetusteks ja proovideks. Ja selles mõttes on masinad väga palju täiuslikumad kui inimesed. Kui sul on PC, siis sul on seal peal ilmselt kas Linux või sul on seal peal Windows. Igal juhul see operatsioonisüsteem on see, mis ta on ja seal ei ole nii-öelda kadusid. See opsüsteem on oma piirangutega, oma loogikaga ja see jääb selliseks. Tal on mingisugused paika pandud parameetrid, mingi toimimisloogika, mis ei lähe lappama. Sul on lihtsalt kas Mac OS X või sul on Microsofti Windows 10 ja see lihtsalt on see, mis on. Samas kui inimesed ikkagi oma elu jooksul genereerivad igaüks ise oma opsüsteemi ikkagi enda sees ja sealt lähebki see asi lappama ja seal tekivad need imelikud hõõrumised ja konfliktid. Et kui me omavahel suhtleme, siis me võimegi teinekord nagu risti vastupidi saada asjadest aru ja sellepärast ma ütlengi, et ei ole olemas nagu seda ühte kehtivat tõde, et lõpuks nagu domineeriv on ikkagi see, mismoodi me otsustame seda kõike tõlgendada. Nii et jah, kokkuvõttes võib öelda, et kui näiteks, ma toon siukse ekstreemse näite, millegipärast mul nagu need kuidagi aitavad mul nagu lihtsamini selgitada kõike, aga no näiteks siiski nagu päevakajaline näide tegelikult, et kui võtta ühel inimesel pea maha, on ju, siis nüüd kui seda juhtumit ükskõik mis religioosse taustaga inimene seda juhtumit tõlgendaks, ta igal juhul näeb, et see inimene nüüd kaotas oma elu, on ju, noh, et ta ei ela edasi pärast seda, kui tal enam pead ei ole, on ju. Samas selle juhtumi tähendus võib olla täiesti erinev sõltuvalt pealtnägijast või tõlgendajast, eks ole. Et kui seda olukorda tõlgendab mingisuguse äärmusrühmituse religioosne fanaatik, eks ole, mingisugune ISISe romantik, siis võib-olla kui tema näeb, et tema hukkunud võitluskaaslane nagu kaotab oma elu sellisel viisil, siis ta nagu tunneb rõõmu, sest et ta teab või ta arvab, et tema kamraad jätkab elu, eks ole, seal jätkab oma igavest idüllilist elu neitsite seas ja oma jumala rüppes. Samas kui ütleme ateist näeb seda lihtsalt nagu ühe inimelu raiskamisena, et seda inimest enam ei ole, seda tegu ei ole võimalik heastada, seda kaotatud inimelu ei ole võimalik enam korvata ega taastada, see on mõttetu, tähendusetu vägivald, mõttetu inimelu raiskamine ja see tõlgendus nagu mõjutab kogu elutaju tegelikult, kogu reaalsustaju ja religioon ei ole ainus asi, mis meie reaalsustaju mõjutab, neid mõjutajaid on veel, aga no see on see, mida ma mõtlen selle all, et ei ole olemas seda ühte kehtivat tõde. Ei ole nii, et kõik kasutavad OS X-i, vaid kahjuks on igal ühel täiesti oma opsüsteem. Tead ka, kui raske on panna Linuxit ja Windowsit omavahel korralikult suhtlema? No kujutan ette. On küllaltki jah, raske. Ma tegelikult täitsa olen rahul selle kirjeldusega, mis sa kirjeldasid, mitte et minu rahulolu oleks ääretult oluline. Aga ma tahtsin nagu selles suhtes nagu kooli juurde selle teema nagu mingil määral tagasi tuua, et ma arvan, et koolid lähevad paremaks. Vähemalt ma hakkasin üks hetk uurima seda, ma tahtsin kirjutada Geeniusele artikli sellest, millised saavad olema tulevikukoolid. Ja ma arvasin, et ma olen hullult tark ja tean hästi palju sellest, mis kõik saama hakkab ja uurisin ja lugesin. Ja siis tuli välja, et ma isegi ei teadnud seda, millised on koolid praegu. Et tegelikult on nad juba nii palju rohkem arenenud kui see, mida mina mäletan oma lapsepõlvest ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ma ikkagi tahan selle artikli üks päev ära kirjutada, see kõlab juba nagu natuke totakalt, ma olen seda nii kaua mõelnud juba, et
tahaks kirjutada, aga ehk siis ma kirjutan ka nüüd, kui ta on juba välja öeldud, et ma pean nagu jõudma kõigepealt järjele sellega, et mis seal tegelikult toimub ja see on tegelikult palju ägedam, kui ma räägin oma tuttavate õpetajatega või inimestega, kes on lähemalt kokku puutunud haridussüsteemi arengutega, siis ütleme, see nutimurre, mis meil igapäevaelus igal pool on olnud, on kindlasti ka koolides ja lähenemine on erinev. Esiteks on juba nagu sihuke keskmine olukord oluliselt paranenud, aga lihtsalt neid katsetusi, erinevaid tüüpi koole, erinevaid lahendusi on erinevaid, mis sobivad kindlasti erinevatele inimestele erinevat moodi, et see valikute võimalus on kasvanud ja see on ääretult positiivne ja ma tahaks loota, et mida aeg edasi, seda rohkem me saame öelda tegelikult, et inimene, kes kooli on lõpetanud, ei taha seda kõike maha jätta, vaid saabki võtta seda kui nagu sihuke positiivne teadmiste pagas, mida siis edasi võtta, mitte selline, ma ei tea, nagu sa alguses kirjutasid, kuidagi selline rusuv tunne, mis on nagu kogu aeg kuidagi kaasas et noh, lõpptulemusena koolis me ju käime, see on ikkagi positiivne, me õpime lugema, kirjutama asjad, mida tuhandeid aastaid tagasi, ei olnud igal inimesel võimalik lugeda ja kirjutada, see on meeletult positiivne ja õpime ka teadma sellest, kuidas meie kultuur töötab, kuidas meie ühiskond töötab, kuidas meie bioloogia, meie ütleme, kuidas meie töötame ja kuidas meie universum töötab, me õpime vähemalt neid punkte, mida me selle kohta teame ja see on ju tegelikult hea, et me neid asju õpime. Jaa, et sellisel positiivsel noodil on hea seda teemaplokki lõpetada ja ma omalt poolt lõppsõnana ütlekski, et ega see ideaal või unistus ei ole see, et igal õpilasel oleks oma täiskasvanu läbi terve koolitee kõrval, kes hoiaks ta kätt ja kuidagi pidevalt räägiks talle maailma turvalisemaks ja lihtsamaks, kui see tegelikult on. Et loomulikult probleemid jäävad ja kannatused on elu paratamatu osa, et ma ei räägi nagu mingist mõttetust poputamisest, vaid konkreetselt ikkagi sellest, et inimsuhted jäävad keeruliseks ja inimeseks kasvamine jääb keeruliseks ükskõik millises ühiskonnakorralduses ja ajastus ja süsteemis, aga siiski see on üks väärt asi, mille peale mõelda, et kuidas me saaksime igapäevaselt olla üksteise vastu paremad ja kuidas ikkagi nagu vähendada kannatusi ja seda tuleb mõelda kooli kontekstis, aga seda on väga hea mõelda ka ükskõik mis tahes teises kontekstis. Nii et ma arvan, et nagu teismelised jäävad vihkama kooli aga seda ängi ja seda psühholoogilist ja emotsionaalset nagu neid kahjustusi on võimalik vähendada, ma usun. Jah, ütleme mõte, et ma tahan maailmas vähendada kannatust on, ma arvan, väga hea mõte. Aga tead, mis vähendavad kannatust maailmas? Koomiksid vähendavad kannatust maailmas. Siin teemal ei ole mitte ühtegi mõistlikku viisi, kuidas sellelt keeruliselt teemalt niimoodi sujuvalt, mõnusalt üle minna koomikside peal, nii et ma arvan, et me lihtsalt nagu see lause siit rusika hoobina tuli, me lihtsalt läheme üle sellelt teemalt teisele. Väga hea, ma just kuulasin intervjuud Chuck Palahniukiga, kus ta rääkis, kuidas tema õppis koomikseid kirjutama, kuna ta avaldas hiljuti Fight Club 2 koomiksi kujul graafilise romaanina ja koomiksi kunstnikud siis eelnevalt tegid talle sellise väljaõppe, et koomiksi lehekülje alumises paremas servas, seal alumises paremas ruudukeses peab olema sihuke hukk ja kui pöörata lehekülge, siis lehekülje ülemises vasakus servas peab olema siis see payoff või siis see pööre. Mingi lahendus peab kohe tulema sellele. Et see on sihuke nagu kehtiv loogika või sihuke tava praktika koomiksi kirjutamises. Et lihtsalt nagu praegu see sinu teemavahetus oli ka mingil määral sihuke nagu ootamatu pööre, et me jõudsime justkui sinna haridusteema lehekülje lõppu on ju ja lehekülje pöördel, mida? Mis asja? Ma mõtlesin, et me nagu kuidagi peitisime selle nii-öelda koomiksi teema nüüd lehe lõpus ära ja nüüd meie kuulajad ootavad, et me seda kuidagi mõistlikult lahendaks seal järgmise lehe üleval. Ja võib-olla tõde on erinev, ma ei tea. Ei noh,
no okei, ühesõnaga ma ajan iba, aga tähendab, et mul on alati jäänud mulje, et sina oled oluliselt suurema lugemusega graafiliste romaanide ja koomiksite vallas, kuigi okei, ma lihtsalt mõtlesin, et sa oled oluliselt suurema lugemusega ja ma hakkasin juba nagu mõtlema, et what. ei, sa oled siin aegade jooksul maininud erinevaid häid koomikseid, graafilisi romaane, samas kui ma ise olen selle aja jooksul läbi lugenud täpselt ühe graafilise romaani ja see oligi Fight Club 2, mille ma just eile öösel lõpetasin. Aga see kooli teemaga seos on tegelikult natukene olemas selles mõttes, et mind hakkasid koomiksid huvitama just kuskil seal põhikooli ajal ja nii, ja siis ma hakkasin neid ise joonistama ja Tallinnas oli see Cosmos Control'i nimeline pood, kust sai osta välismaa koomikseid ja nii edasi, et sealt see tuli, millal sinul see armumine toimus või mis hetkel ja miks sa avastasid enda jaoks koomiksi maailma? Naljaks on see, et kui ma nagu mõtlen tagasi, siis ma ei mäleta ühtegi hetke oma elust, kus ei oleks olnud koomikseid. Ma ei taha nüüd nagu seda öelda, et ma olen väga suur koomiksi fanatt või et ma loen väga palju koomikseid, mu naine Eeva loeb väga palju koomikseid, aga ka mitte ütleme sellisel tasemel nagu on tõsiseid fänne. Võib-olla Eestis see kultuur polegi nii suur, aga Ameerikas on ju kaks väga suurt konkureerivat koomiksi tootjat, DC Comics ja Marvel, kellele on veel lisaks kõrval hunnikute viisi väiksemaid tootjaid ja inimesed jälgivad oma lemmiksarju ju pidevalt, ostes kogu aeg uusi osi ja leides jällegi uusi kangelasi, keda jälgida. Ja seal on oma selline elurütm isegi koomiksi maailmas, et on teatud kolmapäevad, kui on põhjust minna koomiksipoodi uusi numbreid ostma, et seal on mingisugune siuke regulaarsus, mingisugune rütm, mida Eestis küll ei eksisteeri mitte kuidagi. No kui sa Mikki Hiirt loed, siis tegelikult on. Ma ei tea, kas iga kuu tuleb Mikki Hiir või iga nädal või mingisugune vahemik seal peab olema. Vaata, ma kunagi teadsin seda palju paremini. Et see oligi nagu tegelikult see Mikki Hiir oligi see nagu uks koomiksite maailma. Ja ma usun, et Eestis tegelikult vist kõigil oli. Jah, ilmselt oli. Mul on siiamaani vanad Mikki Hiired, see suur kogumik on mul riiulis. Nad ühel hetkel müüsid kaasa mingisuguse sükse papist raami või kausta, mille sisse sai neid õhukesi numbreid panna ja mul see punnis kaust on siiani alles. Oled sa neid hiljuti või ütleme viimasel vaadanud ka või? Ja ma olen neid, mu tütar on tahtnud neid lugeda, mu 2-aastane tütar ja siis me oleme koos istunud diivani peal või põrandal ja lapanud neid, aga mul ei ole tekkinud seda vajadust kuidagi nagu neid materjale läbi töötada uuesti, ma pigem olengi liikunud edasi nende komplekssemate nii kunstiliselt kui ka ütleme nagu sisuliselt väljakutsuvamate teoste poole. Ma arvan, et Mikki Hiirt ei ole vaja läbi töötada, Mikki Hiirt on vaja lihtsalt lugeda, ma peangi korra püsti tõusma, Mikki Hiir on hea. Väga hiljuti sai see ostetud, tegelikult võib-olla mingi 6 aega tagasi. Mis see siis on? See on raamat Walt Disney sarjast Hall of Fame ja siin on sellise koomiksi kunstniku nagu Don Rosa siis nii-öelda parimad tööd ja väike siuke elulugu ja nende koomiksite taust siis välja toodud ja need ongi siis erinevad, peamiselt küll siin on Mikki Hiirt ka, aga siis Roberti ja Donaldi, kes on siis 2 pardilinna parti, mitte et ma peaks seda kellelegi selgitama, aga ühesõnaga nende lood siis rohkem see on jah. See on tegelikult vist, nagu ma aru saan, see Hall of Fame on nagu Disneyl siuke natuke suurem sari, neil on kindlasti olnud väga palju väga häid komiksi kunstnike tööl, aga Don Rosa on jah minule nagu, mina olen pigem Onu Roberti koomiksite fänn kui ükskõik kelle teise nendest tegelastest ja seetõttu ma sain ta siis ka ostetud, et ma siiamaani tegelikult, ma käin vahel oma naisel tööl vastas õhtuti, ta töötab raamatupoes ja siis kui ma ootan, et seal nii-öelda uksed kinni pandaks, siis ma istun seal üksikul tugitoolil või toolis lausa ja siis loen neid, antakse välja siukseid paksemaid koomiksi raamatuid Mikki Hiirega, et siis ma alati võtan need ja loen sealt need Onu Roberti lood läbi, et ma teisi nagu väga ei loegi. Et ütleme see Mikki Hiir, minu jaoks ta on, nagu sa ütlesid, ta ei ole selline keerukam või väga palju nõudev koomiksi raamat, aga mulle siiski meeldib neid siiamaani lugeda, et siuke mõnus ajaviide ja see on nagu lahedad lood.
aga kas ma sain õigesti aru, et see Hall of Fame sari keskendub siis mingitele konkreetsetele tegelastele ja avab nende tausta? Mitte tegelastele, vaid kunstnikele. No siin on see Don Rosa, tema on kirjutanud ja joonistanud siis palju erinevaid koomikseid Disney ajaloos. Noh, ilmselgelt kõik Mickey Hiired ei ole joonistatud ja kirjutatud ühe inimese poolt, et seal on erinevad kunstnikud läbi erinevate aegade olnud ja need Hall of Fame raamatud siis lasevad kõikidel nendel kõvematel tegijatel siis oma lemmikud välja valida, et miks nad on lemmikud ja nad räägivad siin, läbi ajaloo on ju tegelikult joonistatud eri tegelasi natuke erinevalt, et millistel disaini otsustel on nad valinud siis oma karaktereid nii või naa kujutada, mõned Mickey Hiire koomiksid või ütleme Eestis neid kutsutakse Mickey Hiire koomiksiteks, aga ütleme mõned koomiksid selles Disney maailmas siis on ju väga tumedad, lausa natuke siuksed film noirilikud ja mõned on väga rõõmsad ja helged ja värvilised, et seal on nagu hästi palju kõikumist erinevate kunstnike erinevate stiilide vahel, et seal on kindlasti oleks huvitav neid teisi raamatuid ka lugeda, ma olen nüüd ainult seda ühte küll lugenud, aga ja ega ma sellest Disney ajaloost nii palju ei tea ka. Aga mis on kõige erilisem koomiksi kunsti juures sinu jaoks, et mis on see, mis teeb selle valdkonna või selle kunstivormi unikaalseks ja eriliseks? Jah, jällegi parem küsimus mu naisele kui minule. Ma ei teagi, mis ta minu jaoks eriliseks Miks see sind paelub? Ta on lühike, ta on kiiresti tarbitav ja tal on see visuaalne pool juures, mis nagu tõmbab tähelepanu. Ta hoiab sind nagu nii selle lühidusega, ütleme see mida sõnadega öeldakse, see on nagu see siuke väike osa ja siis see visuaalne pool, mis pidevalt kaasas käib ja aitab kuidagi teistmoodi mõista neid emotsioone ja olukordi, mis edasi antakse kui näiteks tavaline raamat. Samas pole ta ka ju nagu filmi on võimalik oluliselt rohkem informatsiooni sisse toppida ja palju peenemalt kui koomiksis, et koomiks on kuidagi siuke vahepealne ja parajalt siuke robustne viis, kuidas mingit lugu edasi kanda ja mõned lood sobivad võrratult hästi koomiksi kujule. Tihtilugu need samad lood sobivad väga hästi ka animafilmi kujule, aga jälle, ütleme, see animafilm on oluliselt rohkema informatsiooniga asi. Ma ei tea, mõnest koomiksist on tehtud filme pärast hiljem või ma ei tea, kummat pidi see käis, aga on üks siuke graafiline novell nagu Persepolis. Mul ei tule ka üks selle autori nimi peaaegu peast meelde, kuigi see on mul siin kuskil olemas ja seda Marianne Satrapi. Jah, Satrapi. Satrapi. Et see räägib siis Iraanis olnud sõdadest ja moslemiks olemisest ka tegelikult, et mis tunne oli üles kasvada moslemi tüdrukuna. No jah, ta seal liigub vahepeal Euroopas ja siis ta on jälle kodumaal, et see on siuke väga, väga huvitav teos. Et seda ma olen näinud nii siis animafilmi kujul, nagu multifilmi kujul, kui ka siis nagu koomiksiraamatuna ja ma ei teagi, kumba ma eelistan. See on siuke huvitav variant, et see lugu tegelikult minu arust võrratult hästi kandus edasi koomiksina ja kuna see animafilm oli tehtud väga sarnaselt sellele koomiksile, et seal nagu ta oligi lihtsalt pandud selle teisele kujule, jättes kõik muu samaks, et siis ta nagu, ütleme, see oli õige ja hea viis seda lugu edasi kanda. Tead, mulle tundub, et kui luua jälle siin üks link meie eelmise suure teemaga, üks asi, mida liiga vähe õpilastele õpetatakse või üks oskus, mida kultiveeritakse liiga vähe, on visuaalne sõnaoskus või visuaalne kõnevõime. Tegelikult on ju lihtsalt kuidagi sattunud nii, et me oleme hakanud pidama, ütleme, kirjalikku sõna nagu primaarseks maailma lahtiseletamisel, üksteisega suhtlemisel ja nii edasi. Raamat on alati parem kui film. Jah, samas kui tegelikult on ju ilmselge, et ka pildis võib olla meeletu jõud, et ka pilt võib olla nii laetud, vaata on see kuulus ütlus, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Selles ütluses on oma mõte sees, sest et tegelikult vahel lugedes mõnda head koomiksit või graafilist romaani, ma kogengi just seda laetust, seda meeletut jõudu, mis võib olla lihtsalt mingites joontes ja värvides, mingisuguses kompositsioonis, kui 1 lehekülje peale või 2 lehekülje peale on
laiali visuaalselt mingisugune lugu või mingi sündmuste jada, siis see laeng jõuab kohale hoopis teisi kanaleid pidi ajus ja tegelikult võib puudutada mingisugust mõtet või teemat nii palju otsesemalt, kui mingid sõnad seda edasi anda suudaksid. Kunagi ma mäletan, ma töötasin kinos Sõprus, rebisin seal pileteid ja siis seal vahel käisid kuulsad režissöörid oma filme esitlemas ja publikuga kohtumas ja siis selline visuaalkunstnik nagu Peter Greenaway näitas seal oma filmi ja pärast seda võis temalt küsimusi küsida ja tema on filmimaailmas selline režissöör, kes on stsenaariumi suhtes hästi, ma ei tea isegi, kas nagu skeptiline on õige sõna, ühesõnaga tema võitlus on olnud see, et film peaks liikuma tagasi oma juurte juurde, oma põhiolemuse juurde ja see põhiolemus on pilt. Et film on liikuv pilt ja see, et asi on liikunud sinna, kus nagu lugu on olulisem kui see pilt, on lihtsalt nagu kuidagi sattumuslik ja tegelikult see on olnud natuke sihuke nagu vale suund filmiloo arengus. Ja siis ma kuidagi küsisin ta käest, tõstsin käe ja küsisin ta käest, süda peksis rinnus on ju, ja küsisin ta käest, et kas te ei arva, et kui me nagu eemaldame selle narratiivi või loo kogu sellest täispaketist, sest et ideaalis film on ju kõikide kunstivormide kohtumispunkt, eks ole, seal saavad kokku helilooming, teater, fotograafia, kujutav kunst, kõik on ju. Et miks me peame sealt eemaldama nüüd mingisuguseid elemente, kas me sellega ei tee filmikunsti vaesemaks? Ja siis selle peale ta vastas väga kuivalt mulle, et you seem to have a very limited understanding of visual art või midagi sükest, on ju, mis oli ka tõsi, aga fair enough, fair enough, on ju. Ja tegelikult nagu tagantjärele selle peale mõeldes, ma nagu saan aru tema sellest võitlusest, kuna tema tugevus oligi nagu visuaalkunst ja ta tuli sellest maailmast, siis jällegi tal on õigus võidelda seda oma võitlust ja eks sellel on oma iva sees. Aga jah, ma pean selles osas temaga nõustuma, et üleüldse ma arvan, et visuaalset kõneoskust alahinnatakse tegelikult või seda ei peeta nii oluliseks, kuigi samas tegelikult see on üks viis suhtlemiseks, maailma tõlgendamiseks, maailma lahti seletamiseks, mis võib teinekord olla efektiivsem, mõjuvam ja nagu võimsam kui ütleme kirjalik tekst. Ja võt graafiline romaan või koomiks just seda elamust mulle pakubki ja viimati oli Fight Club 2, see, kus ma kuidagi sain sükse nagu värskenduse või sükse meenutuse, et pildiga saab teha nagu vapustavaid asju. Aga kui me täna juba natuke siin ajaloost rääkisime, kas sul on lapsepõlvest meeles mingid väga erksad mälestused koomiksite lugemistest või mingid koomiksi raamatud, mis sul siiamaani meeles on? Ma pean kindlasti mainima Pesakonda, mis on, et kui ma nüüd olen rääkinud, et pildiga saab teha vapustavaid asju, ei ole vist nagu primitiivsemat ja robustsemat sellist nagu teise äärmuse näidet kui Pesakond. Pesakond tegi ka oma pildiga ju väga palju. Aga 100% ma olen nõus, aga loomulikult, et kogu see toores, ülinapp, kritseldatud, robustne esteetika, lihtsalt mustad jooned valgel paberil, mingid koledalt joonistatud siil, koledalt joonistatud jänes ja hunt, kes joovad viina ja ajavad täiesti lolli möla suust välja, et see kõik kokku ikkagi oli omamoodi nagu punk. See oli nagu punk, jah, see oli visuaalne punk. See oli vist mingisugune selline, ma ei tea, kas ma kasutan seda sõna õigesti, eskapism inimeste jaoks, kes seda lugesid. Sinu poole vaadates ma vaatan ja mõtlen, et ma vist ei kasutanud õiget sõna. Ma ei tea jah, mis mõttes eskapism. Kas inglise keeles on sõna nagu escapism on nagu eesti keelde kasutana eskapism? Jah, on, aga okay. Selles suhtes, et see roppus, see lihtsus ja see nii-öelda,
ma ei saa öelda nagu, tegelikult ta ei olnud nagu nii rumal, ta oli lihtsalt nagu lihtsameelne mingil määral ja ta oli nagu kuidagi inimeste jaoks selline, muidu oled selline tubli, rahulik kontoritööline, kes ei ropenda ja nagu käib teatris ja puha, aga siis sa võtad selle Vesakonna koomiksi kätte ja loed seda lollust ja naerad omamisi, et see oli, minu meelest see oli nagu selline ja samamoodi koolilaste jaoks siis, et see on nagu kuidagi sihuke ropp ja kindlasti täiskasvanud ei taha, et ma seda loeks, et see oli sihuke väike punk igasse päeva. Ma ei tea jah, vaata, mulle tundub, et pesakond oli õigel ajal õiges kohas ja ta vastas meie sellele hetkele selles ajas ja selles kohas, ehk siis ta oli sihuke nagu aus ja õige asi ja see kõnetas nii paljusid inimesi just sellepärast, et see oli nagu koheselt arusaadav ja see oli nii vaimukas ja kuidagi nagu kõnekas. Et minu arust see on alati see oluline teema, et kuidas sa leiad oma kohalikus kultuuri kontekstis selle nõksu, kuidas sa saad kodustada mingisuguse nii-öelda võõra või laenatud vormi nii, et see hakkaks tööle sinu maailmas, sinu pisikeses maailmas. Et me oleme ühes ammuses saates rääkinud sinuga sellest, kuidas hip-hopi üritati Eestis nagu kodustada ja kellele see paremini õnnestus ja kellel halvemini. Pesakond oli selles mõttes aus ja õige asi, et arvestades Eesti kohalikke selliseid ressursse, loojutustajate, koomiksi ostjate ja nagu osavate joonistajate osas, oli see nagu sihuke selle hetke nagu võimaluste maksimum ja oma siukses nagu lihtsuses ja primitiivsuses ta oligi nagu selles mõttes aus asi, et ei olnudki midagi paremat nagu teha nende kohalike eelarvete ja selle ostjate hulgaga. Samas kui ütleme nagu siukses nagu USA suuruses riigis on mõeldav see, et reaalselt tekib mingi koomiksi kirjastus, kuhu reaalselt palgatakse kunstnikke, kes teevad koostööd heade kirjanikega, kes võtavad kampa inimesed, kes tunnevad värvikompositsiooni hästi. Ühesõnaga, et see kõik nagu nõuab mingit teatavat sellist miinimumressurssi, mida Eestis lihtsalt ei ole, et ma olen ju siin aegade jooksul, aastate jooksul näinud erinevaid üritajaid ja veel hiljutigi ju Hooandjas oli projekt, kus sai toetada noorte andekate koomiksikunstnike kogumikku, aga need kõik on sellised fragmentaarsed katsetused, sellist suurt koomiksi lugu ei suuda keegi kokku panna nagu siinsetes oludes või siis suudaks, aga tal peab olema nagu lihtsalt uskumatu selline nagu sihipärasus ja kuidagi järele andmatus, et ta lihtsalt nikerdaks seda aastate kaupa põhimõtteliselt üksi siis täiesti ilma rahata, põlve otsas on ju. Seda tehtakse ju läänemaailmaski. Nii-öelda üksikuid koomiksikunstnikke, kes kirjutavadki oma loo, nagu sina kirjutad raamatut, tema kirjutab siis koomiksi näol, illustreerib selle ise, kirjutab ise ja tulebki midagi välja. Aga see nõuab tõesti väga palju erinevaid oskusi, kas või juba see, millega sa alustasid, et kuidas siis viia see inimene ühelt lehelt teisele? See nõuab mingit baasressurssi, mingit minimaalset ressurssi, mida siin lihtsalt ei ole, et ma päriselt ka nagu julgen siin olla nii pessimistlik, aga tegelikult ma arvan, et see on realistlik seisukoht, et siin ei saa sellist suurt koomiksikunsti sündida, sest et sellel pole nagu ressursse, mille pinnalt nagu kasvada. Aga meil on ressurssi osta sisse koomikseid ja tõlkida need eesti keelde. Vaata, see on nagu see, mida me suudame teha. Kuigi, tead, siin on väga huvitav punkt. Mul on paar siukest koomiksi raamatut, mis mul on lapsepõlvest väga-väga hästi meelde jäänud ja mida ma nagu armastasin siis ja lugesin hästi palju. Üks nendest oli see sama Disney 6 piletit Suurde Canyonisse tagasi või selle pealkiri oli midagi sarnast. Ja see oli ka siis onu Robert ja Donald ja nende Hups-Tups ja Lupsi see seiklus ja ma lugesin seda alles see aasta nüüd, tähendab ma kolisin Rootsist tagasi, olen nüüd natuke avastanud, mis mul kõik siin Eestis on olnud ja jäänud ja vanu asju vaadates ma leidsin selle koomiksiraamatu üles ja suure õnne ja rõõmuga hakkasin seda kohe lugema.
ja avastasin, et see tõlge oli päris kohutav. Et noh, lapsena ma lihtsalt ei osanud seda tähele panna või mul tuli meelde seda lugedes mingid laused, millest ma ei saanud aru. Ja siis, kui ma nüüd seda lugesin, siis ma mõistsin, et see, et ma neist tol hetkel aru ei saanud, ei olnud selles, et mingi kontekst oli puudu, vaid probleem oli selles, et see lause lihtsalt eesti keeles ei tööta. Et ta nagu on tõlgitud, aga no ma isegi Dilberti lugemisega, et kui vanasti sai lugeda ajalehtedest koomiksid, mida ma pole ammu teinud, ma eeldan, et nad ikka ilmuvad seal. Et siis Dilbertit lugedes oli täpselt sama probleem, see oli eesti keelde tõlgitud, aga selleks, et naljale pihta saada, pidid sa enne selle koomiksi oma peas inglise keelde ümber tõlkima ja siis sa said aru sellest naljast. Nojah, halba tõlget kohtab ju tegelikult igal pool, isegi kui sa vaatad telekat, siis isegi telekas on halba isegi seal võib kohata halba tõlget, et ühesõnaga halb tõlge on kõikjal, on ju, see on siuke paratamatus, aga paus. Koomiksi kultuur on sarnaselt videomängudega minu arvates selline nagu alaväärsuse taagaga natukene, et seda saadab natuke siuke nagu alaväärsuse vari ja seda jääb aina vähemaks, sest et see põlvkond, kes armastab koomikseid, tuleb järjest peale, järjest suurema nagu jõuga kasvab peale. Ja meie sinuga juba oleme osa sellest põlvkonnast, meist nooremad kuuluvad sinna ka, aga muidugi lääne pool on see juba ammu juurdunud. Kui ma käisin umbes aasta-poolteist tagasi Brüsselis, siis ma külastasin seal ka ühte paljudest koomiksi kauplustest, sest et Belgias ja ka Prantsusmaal on koomiksi kultuur vägagi au sees ja täiesti normaalne, väärtustatud osa, ütleme nagu kirjandustraditsioonist ja visuaalkultuuri traditsioonist. Ja Asterix ja Obelix ja need on nagu vägagi suured. Ja need on need superhitid, aga on ka sellist täielikku nišikirjandust graafilise romaani ja koomiksi vallas, näiteks sealt Brüsseli koomiksipoest õnnestus mul leida Jean-Paul Sartre'i elulugu koomiksi vormis, mis on nagu ülipõnev leid. Ma ostsin selle ära lootuses, et ma järgnevate aastate jooksul õpin prantsuse keele piisavalt selgeks, et ma suudan sellega läbi lugeda. Aga puhtalt sellise teose olemasolu juba näitab sulle, et siin ei ole seda probleemi, et mis on kõrge, mis on madal, et me võime jutustada Sartre'i lugu kasutades pildikeelt ja see ilmselt näitab selle suure mõtleja, selle nobelisti kohta midagi, mida oleks palju keerulisem näidata sõnadega, saad aru? Et see on see, millest ma millest mul on kahju, et seda ei ole Eesti kirjandustraditsioonis. Samas on sellega kerge leppida, sest et tänu sellele, et me saame internetist tellida endale mida iganes, oleme me tegelikult ühendatud ju kogu selle kultuuritraditsiooniga siiski, et me ei ole sellest ära lõigatud. Me oleme sellest ära lõigatud ainult nii palju, et me ei saa ise, et meil ei ole endal piisavalt ressurssi, et toota samaväärset, sama võimast nagu kultuurilist toodangut. Et hiljuti ju Rein Raud oli Plektrumi saates ja siis seal ta kõrvutas Tõde ja õigust ja Simpsoneid ja ütles, et nad on nagu oma kultuuriliselt kaalukuselt või tähendusrikkuselt samaväärsed. Ja ma saan aru, kuidas nagu mingit sorti Eesti inimesele kõlab see nagu blasfeemiliselt, aga minu kõrvadele kõlab see nagu mõistlik jutt ja täiesti põhjendatud seisukoht. Laiemas kontekstis on Simpsonitel palju suurem kultuuriline tähendus, sest ta on nii mitmes kultuuris oluline. Ja, aga lihtsalt, et see on nagu, see on siuke hea kõrvutus selles mõttes, et Tõde ja õigus on siuke kultuuriline reliikvia meil, on ju, mille külge saab pookida sellist nagu, et see on nagu siuke nagu kõrgkunsti tipp mõnes mõttes või siukse tõsise kunsti tipp ja kui kõrvutada seda mingisuguse multifilmiga, on ju, siis teatud põlvkonnale ilmselt tundub selline nagu võrdlus täiesti nagu põhjendamatu ja jabur. Kalevipoeg tuli koomiksi kujul, ma usun, et Tõde ja õigus toimiks koomiksina ka täitsa hästi. Vabalt ja see saaks avada
näiteks miks me väärtustame mingeid vanu Kristjan Raua illustratsioone Kalevipojale, aga samas ei laienda seda väärtustamist sellele, et võib-olla see illustratsioon saaks ka olla midagi enamat kui need üksikud lehekesed selle paksu raamatu vahel, et mis siis, kui see illustratsioon kasvabki looks, mida me siis saame näha selles loos. Et see on väga-väga põnev ja noh, et see on nagu lõputu võimaluste maailm ja ma olen jube õnnelik, et ma olen kuidagi leidnud tagasitee graafiliste romaanide maailma juurde. Frank Milleri Sin City näiteks on teine suur lemmik. Et see, mismoodi saad anda mingit atmosfääri, mingit nagu meeleolu ja sellega mingit mentaliteeti edasi, ilma sõnadega seletamata, vaid puhtalt värvide, joonte, tekstuuridega. See on uskumatult võimalusterohke ja huvitav. See tekstuuri osa on ka huvitav, sest ma olen ostnud koomiksi raamatuid digitaalsel kujul. Ütleme, tahvelarvutis on tegelikult väga mõnus koomikseid lugeda, sest ta on kerge, mugav, sa saad sisse zoomida, välja zoomida, liikuda paneelide vahel, kõik on hästi mõnus. Aga mingid koomiksid, jällegi võib-olla peamiselt Eeva mõjul oleme me ikkagi ostnud raamatutena või ütleme, ei ole analoogkujul, nagu päris esemetena. Kuigi ma ise võib-olla selline suur päris eseme inimene ei ole. Aga jah, see tegelikult ikkagi seda trükitud pilti käes hoida on nagu mingil määral ikka teine tunne ja koomiksi raamatud on tänapäeval nii võrratult ilusasti trükitud. Kvaliteetsed koomiksi näevad väga-väga head välja. Värvid on kirkad, värvid on tugevad, detaile on meeletult palju, neid joonistatakse väga detailselt. Ja see saaga, mida ma olen ka varem soovitanud, et seda on lihtsalt olgugi, et mõni nendest piltidest seal on väga kole, on seda väga ilus vaadata ja seda kogu presentatsiooni. Aga kui me siin, sa tõid pesakonna välja, et ju väga suurel osal inimestest tegelikult on koomiksid seotud peamiselt ajalehtedega, ajalehtedes on koomiksid ja see ei ole mitte ainult meie põlvkonnale, see on nagu ka vanematele põlvkondadele, kõigile meeldib ju ikkagi seal ajalehe lõpus need koomiksid korra üle vaadata, et äkki on midagi naljakat seal Valdo Jahilo anekdootide kõrval. Aga nagu ütleme võib-olla meie põlvkonna jaoks, ma ei tea, kas sa ostad, kas sa loed ajalehti nagu paberi kujul? Ainult siis, kui need mulle kuskil ette satuvad. Et võib-olla see ajalehe koomiks on nagu oma mõju kaotanud, aga samas meil on nii palju uusi ägedaid veebikoomiksid. Kas sa oled lugenud veebikoomiksid? Jaa, need hüppavad ikka ette Facebookis näiteks või mõni sõber saadab. Mina täna jagasin näiteks isegi vist ühte. Ma ei ole seda veel näinud, aga igal juhul, et jah, et see on tore, et nad on leidnud seal mingisuguse uue levimisplatvormi. Aga see niimoodi aktiivselt ei järgi mingeid koomikseid? Aktiivselt mitte, ei. Okay. Kunagi oli aeg, kus ma aktiivselt jälgisin ja seivisin endale kõvakettale mingeid lemmik episoode, aga see ongi nagu, et see ongi see vahe, et koomiks versus graafiline romaan, et kui me räägime koomiksitest, me võime sageli rääkidagi millestki, mis on võib-olla 3 ruuduga lühike anekdoot tegelikult kokkuvõttes. Ja samas graafiline romaan võibki olla samaväärne romaaniga tavamõistes. Ja sellepärast ma sain ka nii suure elamuse näiteks Fight Club 2-st, et esiteks juba see kontseptsioon inimestele, kes on sama suured Fight Clubi huvilised fännid nagu mina, nad ilmselt mõistavad, kui ma ütlen, et juba see mõte sellest, et saaks olla olemas siuke asi nagu Fight Club 2 tundub täiesti nagu arusaamatu ja jabur, sest Fight Club ise, ta oli nagu terviklik, siukse nagu igati nagu lõplik lugu, et see nagu ei vaja mingit nagu lisamaterjali tegelikult. Kuidas on võimalik see lugu nüüd taas elustada või puhuda uuele elule romaani vormis, ma ei kujuta ette ka, aga nüüd, kus ma olen selle koomiksi, selle graafilise romaani läbi lugenud, ma saan aru, et see oli nagu ülileidlik samm autori poolt, sest et just see graafiline maailm ja see pildimaailm võimaldas viia kogu selle loo oma ikoonilisuses, mille ta on tänaseks päevaks saavutanud, mingile täiesti uuele tasandile, kus tal oli jälle võimalus nagu avada seda lugu, sellel autoril oli võimalus avada seda lugu mingite täiesti jaburate nurkade alt ja ootamatute nurkade alt, mida võimaldabki visuaalkunsti meedium. Ühesõnaga, vaata, kui tuua mingi lihtne näide, siis ütleme,
on suur vahe nagu, kas sa vaatad South Parki või siis sa vaatad mingit noh, päris näitlejatega päris sarja, on ju, näiteks ma ei tea, Walking Deadi, on ju. Et noh, need on ka no, žanrivahed muidugi, aga ühesõnaga nagu joonistatud maailmas on teised reeglid ja teised nagu eetilised piirid isegi tegelikult. Et sellepärast ongi okei vaadata South Parki, ma ei tea, õhtul kell 6, isegi lapsed vaatavad seda ja seal no, teinekord, ma ei tea, lastakse mingeid lapsi õhku ja juhtuvad mingid täiesti nagu ebatsensuursed asjad, aga see on naljakas. Samas, kui sa näeksid päris last sellises olukorras, siis see ei oleks naljakas, noh, sa ei saa. Ja sellepärast ka Game of Thronesi sarja tegijad olid sunnitud tegema kõiki tegelasi vanemateks, noh, me oleme sellest rääkinud ka, aga nad pidid tegema kõik tegelased vanemaks juba enne, kui nad seda sarja alustasid, on ju, ja siis neil oli võimalus nagu seda lugu kuidagi ekraanile panna. Ühesõnaga, et Fight Club 2 samamoodi nagu naudib täiega ja ekspluateerib seda vabadust, mida pakub graafilise romaani meedium. Ja tänu sellele liigub see lugu mingile täiesti nagu, see on täielik maiuspala fännidele, Fight Clubi fännidele ja üleüldse see on nii mõnusalt jutustatud lugu, sest et see läheb nagu nii keerukaks ja mitmetasandiliseks, et jällegi ma sain jah, sükse nagu õppetunni sellest, kuidas pildiline meedium, koomiksi formaat võimaldab kirjanikule, jutuvestjale mingisuguseid vabadusi, mille peale ta ilmselt isegi ei tuleks, kui ta tegutseb ainult, ütleme, oma Wordis. Aga kui inimene ei ole, ma ei tea, lugenud esimest Fight Clubi või vaadanud filmi, kas ta suudaks seda samamoodi nautida? Ta saaks seda nautida küll, aga seal on väga palju selliseid nagu viiteid, vihjeid, nalju, mida sellised truehead fännid saavad ikka noh, täiel rinnal nautida. Ma pole kunagi Fight Clubi näinud ega lugenud, nii et ma ei teagi. Ausalt või? Täitsa lõpp ei ole või? Ei ole. Oi, okei. Ma tean, et see on selline vägagi tugev kultusromaan ja kultusfilm ja sellest on nagu palju juttu olnud, aga ta on nagu ütleme meie kultuurilises mälus kogu aeg sees või tuuakse välja, aga jah, väga huvitav selles mõttes, et see on hea punkt võib-olla, kus lõpetada, et nüüd ma lihtsalt lähen koju ja toon sulle raamatu, selle DVD ja lõpuks toon selle graafilise romaaniga. DVD-si väga kuskil vaadata, Eva arvutist. Toon sulle mingi seadme, mis mängib DVD-sid ka, et ühesõnaga. Võib-olla ma pean külla tulema, me vaatame selle öösel. Jaa, oi. Mul on mõtetuselt küsida, et kas see on hea film, ilmselt on. Ei no kokkuvõttes vaata, võib ka juhtuda, et mida iganes, vaata, et see ei mõju sulle üldse, sest et mina nägin seda õigel hetkel, ja siis see mõjus niimoodi, et tõesti see lugu on muutnud mu elu, et see film muutis mu elu ja see kirjanik muutis mu elu, et see kõik on olnud nagu väga oluline mu jaoks minu eluteel, et see ei pea seda üldse sulle olema ja see võib olla sinu jaoks järjekordne film lihtsalt lõppkokkuvõttes, on ju. Aga no vaatame, ühesõnaga see on nagu mõnus asi nüüd, mida nüüd ära proovida, ühesõnaga ma lähen nüüd koju juba poole jutu pealt lihtsalt lähen koju ja siis räägin suga edasi siis, kui sa need materjalid läbi võtad. Ma ajasin sind ära ühesõnaga. Kuhu sa lähed, ootan?